tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja nagu juba alguses võisite näha, siis tänases videos on mõned meisterdamised. Ja siin ma näitangi kõigepealt, kuidas ma tegin väikseid selliseid kotikesi eegeldasin. Siin on mingi arutatud lõng ja mingid vanad lukud ka kuskilt ära arutatud. Need on selline mõnus lihtne nokitsemine, selline ühe õhtu tegemine. Ja neid on suht lihtne teha, et võib-olla ma siis näitangi, kuidas seda sina saaksid kodus teha. Et võtad siis kõigepealt ühe luku, mis sulle sobib ja siis selle sama lõngaga sukanõelaga kõigepealt teed esimese ringi nagu sellist pistet. Ma ei teagi, see on nagu mingi tikand, ma ei tea, mis selle nimi on, aga lihtsalt nagu torkad läbi kuni selle aasa kuni peaaegu lõpuni välja, siis tõmbad sealt selle nõela läbi ja jääb selline nagu paras äär, kus sa saaksid järgmist rida hakata eegeldama, nagu siin näha on. Et siin on juba tehtud esimene rida kinnisilmustega või ma olen pooleli. Et ma näitan, kuidas seda sealt nurgast teha, et kõigepealt igasse sellesse aasa, mis sa enne siis tikkisid, tuleb siis nüüd eegeldada üks kinnisilmus ja samamoodi ka selle keeru koha peale, et esialgu mina vähemalt ei kasvatanud, aga selle keeramise koha peale võid teha siis igasse nagu nii-öelda auku siis ka paar silmust või siis üle ühe niimoodi kasvatada, et ei jääks nagu väga nagu turritama ega pingule, et jääks nagu vaba. See on selline loominguline protsess, et kuna selle kohta ma olen seda nagu peast ise leiutanud, ma ei ole seda nagu kuskilt mustrist maha teinud, et lihtsalt proovinud, kuidas nagu töötab minu jaoks ja proovinud niimoodi nagu enda järgi teha, et nagu mulle sobib. Siin on näha ka, et ma tegelikult vist ei kasvatanudki selle koha peale, küll aga me teeme seda järgmise reaga. Et see on selline mõnus lihtne ühe õhtu nokitsemine, mida nagu teha, et kui sulle meeldib teha just selliseid väiksemaid asju, et kui tulemus on nagu kohe ruttu silmaga nähtav, et ma vahepeal nautisin just sellist väikeste asjade tegemist, et need suured asjad võtsid nagu vahepeal nagu auru maha. Alguses suure hooga hakkasin tegema ja siis nagu ei jaksanud enam oodata, et kuna seda tulemust saab näha ja siis nii mõnigi asi on mul veel pooleli, mingi kardigan on mul seal kuskil poolikute tööde kastis ja veel paar asja, mingid laste kampsuneid ja hakkad nagu suure hooga tegema ja siis kuidagi läheb nagu see tuhin pealt ära ja siis jääb seisma. Aga selliseid pisikesi asju on nagu mõnus teha, sest sa saad selle ruttu valmis ja tulemus on kohe nagu märgatav ja kohe saad nagu näidata, et ma tegin selle, et saad enda üle kohe uhke olla. Ja nüüd siis teine rida. Teisel real mina teen nüüd siis sambaid, et tegelikult võid teha ka kinnisilmuseid kuni lõpuni. Sõltub ka sellest võib-olla, mis lõng sul on ja kui tihedat kotti sa soovid. Ma olen teinud nii kinnisilmustega kui sammastega ja mulle meeldib see sammastega rohkem, esiteks see nagu saab jällegi kiiremini valmis, sest läheb nagu töö kiiremini edasi. Aga mõlemad pidi on ilus, nii et see on su enda vaba valik. Et see lõng ka, mis mul siin on, et see on harutatud ja see on kahekordne heegellõng. Ja kuna mul see nagu nii olemas kuskilt mingi arutustöö, siis ma ei tahtnud, et see raisku läheks ja seal nii palju ei olnud, et midagi suurt teha siis. Siin on nüüd näha, et ma teen seda keeru osa ja siin ma teen igasse kinnisilmusesse 2 sammast selle keeru koha peal. Nii kaua kuni tunned, et see läheb nagu jälle sirgelt edasi, et ei jääks nagu väga telefon vilgub seal taga. Ma võtsin isegi hääle maha, sest piiksus kogu aeg siia ka kaadrisse, sest kui keegi saadab sõnumit, siis ta teeb sellise piiksu ja läheb korraks põlema. Et siin on nüüd siis näha, et ta hakkab nagu juba vaikselt allapoole keerduma. Ja see rida on ära tehtud, siis ta ongi natuke selline kauna moodi, aga ta peabki hakkama nüüd allapoole minema, et kott hakkaks moodustama.
Ja nüüd siis iga järgmisel real sa võid natuke kasvatada otstest, aga ei pea kasvatama, et sa võid ka nüüd lõpuni teha niimoodi, et sa üldse ei kasvata enam, siis ta tuleb selline täiesti sirge ja selline väike kotike, selline väiksema mahuline. Aga mina natukene alguses kasvatasin. Ma arvan, et kas vist teisel ja 4. real äkki paar seda sammast tegin juurde. Mitte nagu igal real. Siis ta nagu jääb alt natukene avaram ja laiem. Et mõned kotid ongi sellised, mis ongi nagu natuke nagu A-kujulised, et alt lähevad järjest laiemaks. Et siis võib ka sellise teha, et siin on pool on tehtud ja on näha, et kuskil sentimeetri võrra on alt läheb laiemaks. Mitte palju. Et siis on nagu kuidagi see põhja ka hiljem lihtsam, mõnusam teha ja see kott jääb nagu siis, kui sul on mingid asjad sees, jääb ilusti niimoodi laua peale püsti seisma. Et mulle nagu meeldib nii. Võt siin on nüüd siis minu suurus, mis mina tahtsin. Ma mõtlesin, et ma enam pikemat ei tee, et mul ei ole vajadust nii suure koti järgi. Et ma arvatavasti kasutan seda pinaalina või panen siia mingid markerid või midagi. Ja nüüd, et põhja teha, siis mina lugesin, mitu sammast mul on ühe poole peal. Ma sain 30 sammast, mis tähendab, et siis, kui ma nüüd hakkan seda põhja jeegeldama, siis ma teen selle kuskil 26 silma, ehk ma siis võtan siis kuskil 4 silma maha, et ta jääks nagu kasvatamise ruumi ka, sest ma teen põhja umbes 2-realise, mis tähendab siis, et mõlemalt poolt 2 rida kokku 4 rida, et siis ma võtsin 4 samba jagu vähemaks seda. Muidu nagu jääb võib-olla üle ääre turritama ja siis on seda põhja või jääb liiga kitsas või et ühesõnaga see võiks olla suht täpne see põhi, et oleks lihtsam seda külge pärast tõmmelda. Nii, ja kui oled selle keti valmis saanud, minul vist oli siis 24, kui ma õieti mäletan, siis nüüd tuleb siis ka 24 ühekordset sammast igasse auku. Ühesõnaga teed selle keti ilusti sammastega lõpuni. Ja kui oled jõudnud rea lõppu, nagu mina siin praegu, esimene rida on tehtud, siis sellesse viimasesse keti auku teen siis 6 ühekordset sammast. Ühesõnaga keeran siis otsa tagasi ja teen teisele poole täpselt samamoodi jälle neid ühekordseid sambaid, jälle 26 tükki kuni lõpuni välja. Ja lõppu teen siis jälle kuskil 5 või võib-olla mahub ka 6. Vaatan nii, et oleks ilusti sirge, et ei jääks nagu liiga lainetama ega ka liiga pingule. See on nagu teed jälle mõni jeegeldab hästi tihedalt ja mõni jeegeldab selline vabamalt ja siis selle järgi vastavalt tuleb nagu, ma arvan, ka jooksvalt teha, et ei ole nii, et kui mustris on 6, siis tuleb teha 6. Aga võib-olla sinu jeegeldamisstiili juures jääb see jällegi liiga lõtv, nii et ma soovitan ikkagi proovida enda järgi teha. Ja selline põhi see tulebki. 2 rida siis kokku. Keskel on see, mida me lõime, see kett ja siis 2 ühele poole, 2 teisele poole. Ja siin on siis näha, see ääred on tehtud siis kasvatatud. Teisel real ka tuleb siis natuke kasvatada. Mitte igasse sambasse, aga niimoodi üle 1 umbes. Et jääks niimoodi suht sirge. Seda on niimoodi natuke raske seletada, seda peab lihtsalt katsetama. Ja saab teha 2 moodi. Tegelikult saab ka nii teha, et sa nagu ei katkestagi lõnga ära ja jeegeldadki kohe selle põhja ka sinna külge. Ma olen ka nii teinud, aga mulle meeldib niimoodi rohkem, et ma nagu teen selle põhja eraldi ja siis õmblen selle sinna külge. Et nii on kuidagi, jääb nagu ilusam ja ongi selline tore kotike valmis. Et kui siia nüüd asjad sisse panna, siis ta seisab ilusti püsti, ta nagu on mõnusa sellise kujuga ja tegelikult sa võid siia ka voodri sisse teha. Aga mina ei näinud sellel põhjust, sest ma ei kavatse sinna väga peenikesi asju sisse panna.
et mingid sukanõela ma siia panema ei hakka, et mingid pliiatseid või midagi sellist. Nii et siis on ta täiesti paras. Ja mul oli millegipärast tunne, et see kott ei ole minu jaoks veel valmis, vaid ma tahan siia ka mingit kaunistust peale. Ja kuna mul on üks purgitäis nööpe, mis ootab juba kasutamist ammu, et kuna ma nendest midagi toredat välja mõtlen, siis ma olen neid seal natuke muidugi kasutanud ka, aga võiks rohkem kasutada, sest neid on päris suur purgitäis. Ja siis ma mõtlesin, et ma õmblen need nööbid sinna niimoodi tihedalt üksteise kõrvale, otsisin välja sellised roosad ja lillad ja mõni ka valge. Et teen ühe sellise südamekese. Alguses mõtlesin, et mis kuju ma sinna teen, et kas mingit liblikat või midagi, et noh, sinna saaks ju päris ilusa suure liblika peale läheks päris palju neid nööpe. Aga siis kuidagi tuju tuli, et teeme ikkagi südame. Ja siis ma tegin südame sinna nööpidest. Alguses mõtlesin, et okei, vaatame, kuidas minema hakkab. Et ma mingit seda joont ette ei tõmmanud ja mingit šablooni ette ei teinud, mille järgi teha, vaid lihtsalt loovalt nööbi kõrval sättisin neid sinna ja vaatasin, kuidas see pilt välja kujuneb, et mis siit välja nagu tahab kooruda. Ja ikkagi kiskus sinna südame poole ja tuleb siis süda. Kuigi see oleks ilus olnud ka lihtsalt, kui sa neid nööpi sinna kaootiliselt natukene tikid peale või paar riviteed näiteks. Et siis oleks ka ilus olnud. Ja vahepeal ma mõtlesin, et kui ma oleks otsinud seal nagu neid värve rohkem välja, et oleks võinud ka vikerkaare teha. Aga tuli seekord nii, nagu tuli. Et see on ka selline tegelikult mõnus tegevus, mulle meeldib. Selline mõnus nokitsemine, ei ole kiired kuskile rahulikult, saad omi mõtteid mõelda ja ei pea midagi arvutama ega üle mõtlema, vaid lihtsalt tuleb nii, nagu tuleb. Sa teed seda ju enda jaoks ja peaasi, et sulle meeldib, et see ei peagi kellelegi teisele meeldima. Sain oma peotäie nööp ära kasutada ilusti ja ka uue koti. Et siin on veel mul lukke, millest saab teha juurde, kui peaks vaja olema, siis saab jälle teha uue koti. Ja siin on need teised kotid, mis ma tegin, see on tehtud lõngajääkidest. Seal on mul mingid poisi klaasist kuulid sees või sellised, ma ei teagi, mis need on, need klaasist sellised, millega tal meeldib vahest mängida. Ja mõtlesin, et panen need sinna sisse, siis ei kao, siis ei ole mööda maja laiali, aga see on ju tehtud lõngajääkidest. Et sellepärast ta on ka selline, et ei ole väga nagu mustrit või ei ole nagu konkreetset riipu, vaid siis, kui lõng otsa sai, siis jätkasin samast kohast. Et ka tehtud selline sammastega, ühekordsete sammastega ja ei ole väga kasvatatud. Ja see teine kott on tehtud sellise akrüülise lõngaga, sellise nagu soojema või paksema lõngaga ja tihedama eegelnõelaga ja mitte sammastega, vaid kiinnissilmustega. Ka seda kotti võiks tegelikult kaunistada veel nööpidega. Ja teine projekt on suurest piimapakist. Ma tahtsin teha sellist nagu karbikest, kuhu ma saaksin panna omal need varumaitseained, mis mul praegu on sahvris kõik ühes suures sahtlis segamini. Siis ma mõtlesin, et ma paneks nad nagu köögikapi peale, sest mul selleks ruumi on, aga ma ei taha neid nagu niisama sinna suvaliselt torgata, vaid et oleks neid ilusti väikses karbikeses. Aga ma ei taha mingit plastmasest karpi jälle hakata ostma. Ja kuna mul neid piimapakki hetkel on, siis lapsed natuke ikka piima tarbivad, tahavad neid krõbinaid tihti peale hommikuti, siis ma aeg-ajalt ikkagi olen neid ostnud. Mitte küll niimoodi, et iga päev, vaid ka rohkem nagu niimoodi, siis kui on rohkem kodused või nad koolipäeval ja lastepäeval hommikuti kodus ei söögi. Aga siis, kui on nädalavahetus, siis süüakse ja piima läheb ju ka pannkoogi peale vaja, nii et ikkagi oleme piima ostnud. Siis ma olengi ostnud vahest selle suure pakiga, et siis sellest saaks ka midagi meistardada. Sellest saab ju teha ka näiteks pliiatsi topsi või midagi sellist toredat või mingi sukavarraste topsi.
et mida parasjagu vaja on, aga mul oli vaja sellist piklikut. Ja see on täpselt sellise suurusega, et need maitseained ja täitepakid lähevad sinna sisse. Ja siis ma lõikasin sobiva kuju ja kuna see ots on seal natukene teise kujuga, siis ma pidin natuke seal mängima, et seda ka kinni panna, aga see pealmine kaan, mille ma ära lõikasin, sellest siis saab teha lõigata selle suuruse jupi, et saab selle sinna kinni liimida ja nagu nii tuleb panna ka üks kiht seda maadriteipi, et oleks nagu tugevam ja lisaks jääb siis see riie pärast paremini sinna kinni, kui see piimapakk on ju selline libedast materjalist ja see liimipüssiga liimitud asi tuleb hästi kergesti lahti. Et kui see on küll asi, mida sa väga ei solguta ja mis ta seisab ühe koha peal ja suure tõenäosusega ei juhtuda ka midagi, aga ikkagi on nagu kindlam, et kui sa tahad seal vahepeal neid asja sealt välja tõsta ja seda karpi nagu palju liigutad, siis on kindlam panna enne üks kiht seda maalriteipi ja siis selle peale see kangas liimida, siis ei juhtu midagi. Siis ta on püsivam ja ka tugevam. Ja nagu nii oli seda otsa kergem nagu panna, kui see on enne kinni teibitud. Põhja peale ma ei pannud teipi, aga küljed ma panin kõik teibiga kokku. Et siis on nagu see pind natuke karedam. Ja siis ma leidsin ka täpselt sellise paraja riidejupi, et ma ei pidanud seda eriti isegi lõikama. Ta oli nagu just sellise suurusega, et otse sinna külge panna. Ja teine selline oli veel, nii et ma saan ühe karbi veel teha täpselt samasuguse. Ja siis ma panen selle kanga niimoodi, et ta jääks siis nagu ülevalt poolt natukene üle ääre, aga alt poolt siis rohkem. Et ma ei hakka nagu sinna alla mingit muud kangast panema, vaid sellest samast, mis jääb üle ääre järgi, siis see nagu kataks selle põhja nagu üleni ära. Aga kuna ma sisse sinna mingit kangast ei pane, siis kuna see on selline ilus pruun, nagu jõupaber või selline, tema on puhas ja siis ta on nagu pestav ka. Et kui mingi maitseaine seal näiteks üle ääre läheb või midagi, et siis ma saan pärast selle sealt märja lapiga ära võtta, aga kui on kangas sinna kinni liimitud, siis jääb see must ja siis ei ole muud kui kangas ära vahetada. Nii et ma seda põhja sinna sisse kangast ei pannud, ainult väljapoole. Ja päris tihedalt panen seda liimi, nii et oleks ilusti kinni, et ei jääks nagu selliseid õhuauke või ka niimoodi lotendama kuskile. Vajutad kõvasti kinni ja jääb väga kena. Väikse jupi pidin maha ka lõikama, et jäi natukene ka järgi mingitest muudeks meisterdusteks veel. Siis selle ääre ma ka liimisin nagu kinni, et ma ei hakka seda ju õmblema. Et ei jääks seda sinna kanga äärt narmendama ega mingid niidi otsakesi näha, et oleks nagu selline puhas välimus ja siis liimid ilusti selle sinna kinni. Ja siis järgmisena ma liimisin põhja. Kõigepealt panin otsad alla ja siis need küljed sinna peale ja täpselt õige suurus oli, nii et ma ilusti kattis selle põhja ilusti ära. Et ma olen varasemalt teinud ka samamoodi nendest piimapakkidest ja võib-olla mäleta kas ka mahlapakkidest selliseid topsikesi, aga mõni on veel isegi alles ka, aga osad on juba, nad ikkagi lähevad ju aja jooksul mustaks ja pole ju siis kahju seda nagu ära viisata, et saad ju alati uue teha. Teedki siis mingist teisest kangast või parasjagu milline tuju sul tol hetkel on, et neid võimalusi on ju nii palju. Ja sa võid seda karpinga nüüd igatpidi kaunistada väljast poolt, kuidas soovi on. Mina mõtlesin, et ma panen lihtsalt ühe sellise pitsikese sinna ringselt. Ei olnud nagu soovi teda niimoodi väga uhkeks teha, vaid lihtsalt natukene kaunistada. Oleks võinud ka näiteks panna sinna mingit seda paksemat jute nööri äärdes või seda linast nööri, aga pits on ka väga ilus.
ja mul jäi just kunagi, ma tegin laudlina videosse ja mul jäi selles selline pisike jupikene järgi ja täpselt nii palju, et mul jääb selle karbi kaunistamiseks oligi nii palju vaja. Et see on küll selline lilleline pits, mis lilled jäävad nagu tagurpidi, aga mis siis ongi natukene teistmoodi. Et see saab jah hästi kiirelt valmis, sellega ei lähe, võib-olla tunnike läks, mitte rohkem. Selline kiire projekt. Jah, ongi valmis. Ja siis ma paningi korraga kohe need maitseained ka sinna sisse ära. Aga pean ikkagi ühe karbi veel juurde tegema, aga noh, me ei pea seda ju kohe tegema. Et kui tuleb jälle aeg ja võimalus ja tuju, et ega asju tuleb teha siis, kui sul on selleks vastav tuju. Et kunagi ei tohi teha midagi paha tujuga, mulle vähemalt ei meeldi nii. Et siis see paha tuju energia jääbki selle asjaga kaasa ja ma ei tea, see kuidagi ei ole mõnus. Et teed siis, kui sul on selleks tuju ja sulle meeldib seda teha, siis see tuleb ka hästi välja ja on nauditav. Aga selline see video siis täna sai. Loodan, et inspireeris teid ka meisterdama ja kohtume siis juba nädala pärast.